Ja tuleb siia ka Tartu Velko peatreener Jaanus Reitel. Tere Jaanus, täna 3-1 võit, kuidas sina selle mängu kokku võtaksid? Déjà vu võrreldes nagu samasugune stsenaarium nagu eelmine mäng, vastased tahavad 3 meie venda vigastustega välja, 3 sunnitud vahetust jälle ja siuke kordi nugade peal mäng on. Ja tahaks jälle öelda, et mingid asjapulgad võiks eelmise mängu ka ennem, kui tulevad seda mängu tegema üle vaadata, et kuidas see mängustsenaarium oli täpselt samamoodi. Et ma ei tea, mis me järgmine kord oleme, raudrüüd peale, kui tuleme Tabasalu vastu vist mängima. Et see nagu ei ole okei. Sest tegelikult oli sealt, kui Sokolov välja lendas, siis tegelikult Anepaja astus talle veel selgelt puusa peale, et ega oleks pidanud selge eemaldamine olema. Et jah, mis ma ikka oskan öelda, et raske ka on ju 8 päeva sees, kui 3 mängu ja kui meil siin 3 venda jälle välja lüüaks, siis kellega ma lõpuks mängin. Okei, meil on pikk pink, et me leiame mängida, aga siis me peame jälle kõvasti positsioonist väljas mängima. Jah, et ma olen nagu päris ärritunud selles mõttes, et ma ei tea, kas need Tabasalul on need Lõuna-Ameerika treenerid, et me ju teame, et mis see Lõuna-Ameerika stiil natukene on ja selline lõhkumine ja kõik võtted on lubatud, et võib-olla nad siis rakendavad või võib-olla ma olen ise nad nagu närve ajanud, et nad tulevad meie vastu, et aga teine mäng järjest ja 3 sunnitud vahetust, et see nagu ei ole okei. Et kuigi tuli võit, siis meeleolu on praegu pigem selline mõru ja kui tõsised need vigastused praegu esmapilgul tunduvad? Peame üle vaatama, et ega seal paar vigastust tunduvad päris kevad olevat, jah, selles suhtes, et eks me hindame need ära, et füsio hindab ära. Et kurb. Aga mängu kohta ka midagi, et võitsite, lõite 3 väravat, et kas mängupilt muidu meeldis oma meeskonna? Ei, väga ei meeldinud, ma arvan, et mängijad ise ka ei olnud sellega rahul, et lihtsalt praegu on need ilmselt palavad päevad olnud, on ju, me tulime muru pealt uuesti kunsti peale, et pühapäeval oli mäng nüüd uuesti Tallinnasse, teine Tallinna reis, et see oli selge ka, et nagu väsimus lööb ka sisse, pluss on enamus on üliõpilased ja õpilased, et neil on veel 2 poissi tulid otse eksamitelt, asjadelt, et neil on veel peale selle jalgpalli on muud asjad ka peal, et vahepeal ongi võib-olla raske kokku võtta, et neist tuleb ka nagu aru saada, et nagu koondise pausi tõttu on nüüd siin esiliigas ka nagu see mai lõpp nii tihe, aga kuna meil on siin hästi palju koolipoisse üliõpilasi siin liigas üldse, siis see ongi raske, et me ei saagi eeldada, et siit tuleb nagu super kvaliteet, sest inimestel on nii palju muid tegevusi ja asju ka peal. Jah. Siin esimesed 2 väravat tulid sellest, et mängisite Tabasalu kõrge kaitseliini taha need head pallid. Kas see oli nagu plaan ka, millele eraldi tähelepanu pöörasid? Me pöörame kõigidele detailidele tähelepanu, et me üritame mängida sinna, jõuda järjest rohkem sinna, et mängijad tunnetaksid ära, kus need ruumid mängus on ja kust on võimalik midagi tekitada. Et täna oli nii, jah. Tabelis siis jooksvas tabelis 3. koht endiselt. Kuidas üldiselt asjadega ja senise hooajaga rahul oled? Arvestades, et me esiliiga B-st tulime, et siis ju peab rahul olema, kui sa mängid tabeli tipus. Et ilmselgelt ja praegu tundub, et võistkond on valmis juurde ka keevitama, nii et ma arvan, et me üritame selle hooaja seal ikkagi anda kõigile seal tipus korraliku lahingu, et mitte sealt maha kukkuda, vaid pigem juurde panna ise, jah. Olgu, aitäh, edu!